pastor jutlustas kantslis ja jagas ühte traagilist lugu. Nimelt üks isa läks oma poja ja poja sõbraga paadiga merele. Lihtsalt sellist lõpusõitu tegema, aga nad ei arvestanud ilmaga ja kaldas päris kaugel olles algas ootamatult suur torm ja ühel hetkel laine käib üle paadi ja viskab mõlemad poisid vette. Ja see isa seal paanikas leiab ühe nööri ja seal on 2 poissi. Ja ta pidi murdosa sekundi jooksul otsustama, kellele ta selle nööri viskab. Ja siis ta hüüab, kallis poeg, ma armastan sind, ja viskab köie naabripoisile ja tõmbab ta veest välja ja siis, kui ta uuesti köit hakkab viskama, siis ta näeb, et poiss oli vee alla vajunud. Ja ta tegi seda sellepärast, et ta teadis, et tema pojal on suhe Jumalaga korras. Ta on tuline, usklik poiss ja see sõber oli päästmata. Ja kui see pastor siis seda jutustas kantslis, pärast teenistust tuli üks noormees ta juurde, et teil oli hea jutlus, aga see lugu, mida te rääkisite, see oli natuke liiga palju, et seda ei saanud olla. Ükski isa ei teeks niimoodi. Ja siis see pastor ütleb, et teeks küll, sellepärast, et mina olen see poiss, kellele nöör visati. Kui vahel öeldakse, et kuidas Jumal, kes on hea, sai teha seda, et ta nüüd inimeste pärast ohverdab oma poja. Võib-olla see lugu selgitab seda, miks Jumal seda tegi ja mida see tähendas tema jaoks. Armsad, Jumal on hea kogu aeg. Kogu aeg Jumal on hea sinu ja minu jaoks.